Tere taas tulemast Hortonumi aiapäeviku lähele. Mul on nii hea meel teid siin näha ja täna on selline pidulikum üleslaadimine minu jaoks, sellepärast et 4 aastat tagasi laadsin ma üles esimese video YouTube'i. Ja kuna on natukene pidulikum, siis ma mõtlesin ka rääkida lilledest ja ma valisin välja 4 2-aastast lille, kes on minuga ikkagi jäänud. Ma olen neid muidugi rohkem ka katsetanud ja kasvatanud, aga need 4 taime on kuidagi eriti kalliks mulle saanud ja ma arvan, et see põhjus peitub ikkagi selles, et nemad on ka sellised lõikelilleks väga sobivad, et mulle väga meeldib igasuguseid kimpe teha oma aialilledest. Aga rääkides ikkagi sellest, et 4 aastat olen ma YouTube'i teinud, vahel natukene sagedamini saanud postitada, vahem harvem ja ma hommikul vaatasin ka seda esimest videot ikkagi kerge sellise ärevusega ja eks ta oligi selline kohmakas video, selline pikk, lõikamata, aga ma usun, et olulised asjad said ikkagi räägitud ja tegelikult on see esimesel 2 aastal olnud ikka üks populaarsemaid videoid, et kuidas elu pudistutada. Aga need 2-aastased lilled, nad on 2-aastased sellepärast, et nende eripära on see, et esimesel aastal nad kasvatavad leheroseti ja endale korralikud juured alla, siis nad talvituvad ja järgmine aasta alles saame seda õiteilu nautida. Ja eks see ongi natukene jällegi selline täielik aedniku teema, sellepärast et aednikud on ikkagi sellised tulevikku ette vaatavad inimesed ja me planeerime. Ja see ongi selline asi, et sa pead siis nagu jälgima oma aias, et kas sinu 2-aastane lill, kas ta annab ise külvi või kas sul on meeles näiteks seemet korjata. Ja tegelikult sageli piisab ka sellest, et sa lihtsalt suve jooksul soetad need taimed ja istutad nad kasvukohale. Eks sa saad siis nende ilusad lehestikku nautida, aga järgmine aasta on sinu aias midagi tõeliselt ilusat, mida sageli teiste aedades ei ole. Minu lemmikud on 4 tükki, mis ma praegu valisin, kellega on mul siis kõige sujuvamalt see koostöö õnnestunud ja praegu ma istun selle vereva sõrmkübara juures, et tema on mul selline armas lemmik ja kui ma päris aus olen, siis esimesed taimed ma ostsin osta.ee keskkonnast paljasjuursetena ja mul polnud õrna aimugi, mis ma sealt saan. Tema on minu aeda jäänud tänu sellele, et ta on väga hea isekülvi tegija. Et praegu ka ma korrastasin ühte püsilille ala, kus mul on niisugune istutusala, kus ma tegelikult sellist kaevamist juba ammu enam ei tee. Ja ta oli ikkagi sel aastal ennast super hästi külvanud, et minul vist ka jääb taimi natukene üle. Aga selleks, et ma saaksin neid siis endale sobival ajal ka viia aia teise otsa ja võib-olla ka maakoju, kuhu ta tegelikult ju fantastiliselt sobib, siis ma osad panin ka väikestesse kassettidesse, et tal siis areneks välja selline parem juurekava. Aga teda on ka külvata väga lihtne, et lihtsalt siis peaks külvama tema tolmpeene seemne mullapinnale ja ta tuleb tegelikult päris kiiresti üle, et lihtsalt oht on teha see külv liiga tihe, sellepärast et ta seeme on tõesti tolmpeene ja selline hästi kerge. Meie aia üks esimesi 2-aastaseid lilli, kes sõitsib, on lõosilm. Ja miks ma ütlen ainult lõosilm, on see, et ma ei ole päris kindlaks teinud, milline lõosilm see on, aga ta on väga vastupidav ja tema on ka üks selline, kes teeb väga hästi ise külvi. Ja tema on esimesi õitsejaid ja tema ongi olemas mul aias siis, kui on just sellised lasteaia lõpetamised, kooli lõpetamised, siis need kevadsed sünnipäevad, et ta annab ka püsilille peendras või istutusaladel sellist kergust ja õhulisust. Ja mis mulle väga meeldib see ka, et rahvakeeli teda kutsutakse ju meelespea lilleks ja kui sa seda õit ikkagi lähemalt ka vaatad, siis see on lihtsalt müstiline, kui ilus võib üks lill olla. Ja see tema sinine toon ka, et teda on ka lillekimpudes hästi tore kokku sobitada siis erinevate hooajaliste lilledega, et see tulemus on lihtsalt selline väga südamelähedane ja armas. Ja ega teda nagu kuskilt nagu väga ei saagi, et eks neid lillekimpe saab ka tegelikult just rohkem sellistelt hobiaednikelt, et teda niimoodi poes mina ei ole näinud. Aga õnneks ta annab väga hästi ise külvi, et peab lihtsalt jälgima, et teda liiga palju välja ei rohi. Aga tema seemne korjamine on natukene selline nipiga, et kuna ta õitseb järk-järgult, siis sellel õievarrel need seemned ka valmivad järk-järgult, et siis peab lihtsalt ettevaatlikult võtma selle õieoksa ja panema karpi kuivama ja siis lootma, et ainult täisküpsed ja idanemisvõimelised seemned langevad siis sinna karbi põhja. 3. lill, mis on minu jaoks ka selline looga lill, on habenelk ja kindlasti võib öelda, et tema on tõesti ka selline taluaialill
ja mul on siin üks pakike seemneid ka praegu käes, mille ma võtsin juba 21. aastal, aga ma kevadel kontrollisin ka, et tema idanevus oli veel väga hea. Ja eks nende ise võetud ja oma võetud seemnetega ongi selline lugu, et kui sa saad selle seemne võtta täpselt sel hetkel, kui ta on taimeküljes küpseks saanud, siis sa saadki väga hea kvaliteediga seemne. Aga tema lugu on see, et mina leidsin selle oma maakodust, oma vanaema akna alt, need mõned taimed, mis olid sinna rohukamalasse veel alles jäänud, et siis ma nüüd ettevaatlikult tõstsin uuele värskele mullale, et vaadata, mis sealt tuleb ja tuli see, et ma sain sealt tohutu värvikiväära värvivaliku ja nüüd ma olen lihtsalt järjest seda seemet hoidnud ja teistele ka jaganud. Ja ääretult tänuväärne lõikelill ja just selline lill, mis väga palju selliseid positiivseid emotsioone inimestes esile toob, et kui vahel ikkagi lähed külla ja võtad selle kimbu kaasa, siis no see võetakse alati tänuga vastu. Aga talt on seemet ka hästi lihtne võtta, et lihtsalt isegi kui sa näed, et kuprad on juba lahti läinud, siis temal on see tore omadus, et nad avanevad pealt poolt, siis nad on nagu kausikese sees need seemned. Ja kui sa sinna paned selle topsi alla ja lihtsalt siis valad need seemned sinna topsi sisse, siis sellest täiesti piisab, et sa ei pea isegi puhastama seda, sellepärast et mingisugust kuparde ja lehesodi ei tule temaga kaasa. Et habenilk on küll selline huvitav taim, et ta teeb hästi ilusa rohelise lehestiku esimesel aastal, teine aasta ta õitseb nagu ohtralt. Aga ma olen huvi pärast vahel mõned taimed jätnud ka ja ta isegi 3. aastal on võimeline veel mõned õied andma, aga siis ta on selline niru ja lõpuks ta ikkagi ise läheb välja. Aga vahel jah, kuna temal on hea omadus teha väga tugevat isekülvi, siis jah, mõned inimesed isegi arvavad, et tegemist on püsikuga. Et selline hea kindla peale minek ja üldse mitte nõudlik. Ja viimane ja üldse mitte vähem mulle armas on öölill. Et miks öölill on sellepärast, et tema hakkab öösel just tugevamalt lõhnama ja meelitab siis sellega tolmeldajad ennast tolmeldama. Et temalt on muidugi seemet natukene keeruline võtta. Mina alati magan selle hetke maha, millal tema need kuprad on valmis saanud. Need on vist kõdrad isegi öeldakse. Aga tema on ka selline taim, kes on jõudnud kukeaabitsasse. Ja siia värvi kukeaabits on selline raamat, minu üks lemmikraamatuid. Ja värvipilti tal ei ole, aga siin on nii toredasti tema kohta öeldud, et aialillena tavaline, metsistunult harva, prahipaikadel ja jäätmaal, et tegelikult ta on nagu aedadesse toodud, aga ta on ka nagu looduses oma koha leidnud, et naturaliseerunud. Ja eks ta tegelikult ongi selline putukatele, tolmendale väga tore lill. Ja tema see leherosett on ikka võimas, et ma hoian teda ka endal rooside juures ühte puhmast. Ja siis järgmine aasta, kui ta õitseb, siis ta viskab sellised tugevad õievarred ja no eks tal on seal natukene sellised soodsad olud ka. Ja siis tulevad need hästi ilusad roosad, heleroosad, mõnikord tumedamad, hästi lihnavad õied, et neid mulle väga meeldib kimpudesse panna ja endale tuppa ka tuua. Ja vahel ma näen jah, et teda veel siin-seal heki ääres ka tuleb. Et ma sel aastal proovin võtta seemet ka, et ma tahan näha, kuidas ta siis minu aias paremini toimiks, kui ma võtaks ise seemet ja teeks külvid. Nii et need olid minu 4 lemmikut 2-aastastest lilledest, kes on püsima jäänud. No muidugi neid taimi on rohkem, et tegelikult võib ka öelda näiteks, et lõvilõuad on 2-aastased ja siis mul on siin sellist aedkannikest, kes minul on ka 2-aastane, et nad ütlevad, et ta pigem on 1-aastane, aga minul väga hästi noored taimed talvituvad siin ja siis juba varakevadel, isegi aprillis olen neid näinud uuesti õitsemas minemas. Ja kui sul on ka selliseid oma lemmikuid 2-aastaseid lilli, siis jaga seda minuga ka, et ma ikka igal aastal vaatan endale uusi taimi juurde. Et üks taim, keda ma hiljuti kasvatasin, oli keskmine kellukas. Ma vist rohisin tema isekülvi välja, nii et ta on kadunud, nii et ma pean vaatama jällegi mõne meeldiva värviga sordi enda aeda. Ja kui sul on mõtteid veel, mida võiks koduaia teemadel teistega jagada, siis ära jäta seda ka enda teada, vaid kirjuta siia alla. Mina lähen nüüd, mul on see habenelgi külv veel vaja teha, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.